Tere tulemast kuulama tagasi podcasti, sest kõik tantsivad. See on siis podcast, mis räägib igast tantsuteemadel erinevate inimestega, kes on seotud, kes ei ole seotud tantsuga. Küll te kunagi varsti näete siis, mida meil kõike veel ees on siin tulemas. Aitäh ka arvutitargale jätkuvalt nende kotiolide eest. Need on siin stuudios leidnud igatipidi asjalikku kasutust. Kõik kasutavad neid, nii et suur aitäh. Aitäh Vitaminvelile, kes on seda episoodi siis oma jookidega sponsoreerinud. Ja samuti aitäh podcast24.ee, et tehnilise supporti eest vastutate. Aga lähme podcasti juurde. Enne, kui ma tutvustan meie tänast külalist, siis väike meeldetuletus ja võib-olla ka esimene selline suurem teadaanne, et meil läksid müüki meie kevadkontserti piletid, mis see tähendab. Meil on tulemas siis 1. juuni Alexelas kell 6 Tähed-laval Free Flow stuudio 15 aastat. Ütleme nii, seal on tulemas väga palju üllatusi, väga palju legendaarseid artiste, väga palju selliseid tagasi põikeid kunagistesse aegadesse ja õhtu tuleb meeleolukas. Ja kes teab, ka mina võib-olla teen mingeid asju, mida ma tavaliselt ei tee. Olsi. Nii et kui sa saad piletid, siis piletid on müügil piletitaskus ja kui sa veel mõtled, et kas ma lähen või mitte, siis ole valmis, me varsti hakkame announcima, kes artistid tulevad ja you have no idea, meil on tulemas üks väga eriline inimene, kes on, ütleme nii, et ta on siin nagu Vogue'i maailmas, vaataks sinna drag queenide poole, ütleme nii, et ma rohkem neid vihjeid ei ütle, aga kes juba aimab, siis küll me jõuame selle jutuni, aga me ei ütle veel välja, kes see inimene on, aga yeah, it's gonna be big, okay? Nii, reklaam tehtud, lähme episoodi juurde. Täna on meil külas the one and only Eddie, a.k.a. Amore! Nii, tere Eddie! Hi, okay. How are you? Like now? Like now. I'm actually very good. I'm very good. No tegelikult, mis keeles me suhtleme? Ikkagi eesti keeles. Ikka eesti keeles. Selles suhtes, et Diana eelmine kord kasutas väga palju inglise väljendeid ja see on aga peamine eesti keel. Jah, aga peamine eesti keel. Davai, how are you? No davai, ma ei tea. Väga hästi. I'm feeling very good. I'm very nagu blessed, inspired. Ilm ka kuidagi praegu hakkab paremaks minema, et siis nagu hakkab inspireerima, et see siuke vaid on. Väga tore. Ma mõtlesin, et enne kui me lähme sinu juurde, et rääkida kõigest Vogue'ist ja kõigest, siis tegelikult praegu, kui me filmime seda, siis just nädalavahetusel oli selline üritus nagu Red Bull Dance Your Style Battle, kus siis oli 16 tantsijat Eestist, kes siis läksid oma vastu, üksteise vastu, ühesõnaga ninapidi kokku ja hakkasid lihtsalt tantsima. Ja me käisime seal, mina käisin vaataja rollis ja Eddie, a.k.a. Amore, oli võistleja. Räägi sellest protsessist, sest tegelikult, kes ei tea, siis see oli vist esimest korda Eestis. Ma ei ole ennem näinud sellist asja. Esimest korda, eks ju. Ja mis selle point oli, kes veel ei tea, et see oli siis nii-öelda valiti üks tantsija lõpuks välja, kes siis läheb Eestit esindama Los Angelesse. Seal on siis see nii-öelda suur grande finaale. Ja kuidas see kõik meile siia jõudis, oligi see, et järsku tuli siis see reklaam, et valiti mingid 4 tantsijat välja. Kes seal olid siis? Seal olid Anita, Wave, Nastja ja Nastja. Ja, et olidki nemad ja siis öeldi, et saavad tulla siis juurde veel inimesed, et seal olid siis need nii-öelda pre-selections of what ma ei tea, kuidas see eesti keeles öelda. Ühesõnaga, sina otsustasid siis, et mina tahan ka minna. No, nii. Jah, kui jõudis see üldse nagu välja, et tuleb Red Bull, ma mõtlesin nagu battle. Tundub, et mingi tore battle tulemas, sest lõplikult nagu peale üritus ma sain aru, et see üritus oli just see asi, mida meil Eesti tantsu kogukonnas oli üli vähe.
nagu viimastel aastatel nagu eriti. Ma isegi ei teagi, et oleks battle'id väga kuskil. No nagu G-Fest korraldas üliammu, aga või mingid nagu väiksemad. See oli battle. No Nojah, Deep Galal on ka battle, aga see pole päris see. Aga selline nagu raw njuke, et me oleme seal ringis ja siis lähevadki 2 inimest, see nagu, ma ei ole ammu sellist asja näinud ja see oli nagu kuidagi väga, väga äge. See oli väga maitsega, ma ütlen. Ja korraldus oli, minu jaoks nagu korraldus oli nagu väga hästi korraldatud. Nõus. Aga räägi äkki sellest protsessist, et seal olid siis päeval need poolfinaalid, kuidas see välja nägi, kuidas see õhtul, mis muljed sul õhtust jäid? Oli üldse see, et eelvoorud, et sa pidid regama ennast, mis oli väga hea point, et osalustasu oli nagu ei olnudki. Et osaleda saaks. Aga registreerida, kas see oli siis niimoodi, et registreerisid ära ja siis sulle öeldi, kas sa said sinna või oli see, et kõik said juba registreerida ja juba said automaatselt ka tulla proovima seda poolfinaali asja? Mina sain minu registreerimise confirmationi. Et siis ikkagi kõik said. Ja siis oligi nagu nulline. Ma mõtlesin, ma ei tea, äkki oska nagu see pead nagu... Sest ma kuulsin, et tuleb nagu 15 euri. Ma mõtlesin automaatselt, et tuleb osalustasu, sest ma ei tea, ma olen üks neist inimestest, kes on juba üliammu nagu 10 aastat kogemust võistlusest osalemisest. Ma juba olen harjunud, et osalustasu eest nagu peab maksma. Aga just osalejatest nad ei ole küsitud raha. Ja minu jaoks oligi see väga, väga hea point, mis väga jäi meelde. Ja siis panid nii, et mingi 11-ni eelregamine, siis soojendus ja siis tulidki nagu eelvoorid. Eelvoorid olid mingi 4 tundi? 2 etapis. Ja tegelikult see terve 4 tundi sa olid ikkagi seal sees, et see ei olnud see, et pausid, vaid sa olid... Paus oli mingi 15 minti. Aga tegelikult see ei olnud seda, et sa nagu pidid nagu neid 2 või 4 tundi nagu järjest tantsima. Süsteem oli ka minu jaoks väga, väga uus. Sest kuna oli seal erinevate tantsustiilide representatives, välja arvatud breiktantsijad seal olid väga lahed, aga tingimusena ei olnud lubatud breiki sinna. Ja siis oligi see, et meil esimene etapp oligi, me saime erineva värvi punased, keegi sai need braslette käepaelad, keegi sai siis sinised. Ja siis sinised pidid tantsima ühes ringis ja siis punased eraldi. Ja oligi see, et nad ütlesid, et lihtsalt DJ hakkab, paneb mussi käima ja igaüks nagu umbkaudselt mingi minut teeb lihtsalt freestyle'i. Ja keegi ei ole nagu announce inud, et nagu nüüd järgmine, et lihtsalt kõik tantsisid, tegelikult see oli väga, väga huvitav kogemus, mulle väga meeldis tegelikult. Ja siis ma lihtsalt vaatasin, et kohtunikud seal vaatasid, nad jälgisid, kes tantsib, kes on minu arust, kes rohkem nagu silma jäädame ja valisid 30. Ma ei tea, I'm very bad in counting, aga kas oli keegi mul ütles mingi 80-90 inimesi võistlemas, ma ei mäleta, sest need numbrid olid täitsa nagu erinevad kogu aeg, nagu mis ma olen kuulnud. Nagu tegelikult nagu rahvast oli. Ja siis tuleb üks kohtunik. Annab mulle selle käepaela, mis nagu edasi tapis. Ja minu jaoks nagu oligi vaja, nagu mina tantsisin seal 2 korda esimeses etapis ja siis peale teist korda mul tuli siis kohtunik andis seda lucky ticket, ticket of success or ma ei tea. Ja keegi pidi 5 korda tantsima ja nagu ei saanud, et no see oli väga siuke, sa pidid nagu aru saama, mis hetk nagu pigem tulla, samas nagu, et muusikaga ka sul nagu, so you have to feel that. Ja siis järgmine etapp oligi see, et kõik tantsisid
need 30 inimest oli tantsinud, aga siis oli pandud nagu circle, DJ, kohtunikud ja siis põhimõtteliselt süsteem oli sama, aga siis kohtunikud hakkasid andma otse finaali, need pääsmusid. Ja minu jaoks ka oli, ma peale teist korda ma sain siis. Et tegelikult mulle väga meeldib see, et it's about to catch something. Ja mulle väga meeldivad All-Stars battle'id. Mulle väga meeldib, kui nagu mingi väga erinev energia, inimesed, energia, millega nagu tantsib või ka üks nagu eraldi, sest nagu muusika, et see nagu üldine see vibe nagu kogu aeg nagu it makes you so inspired. Ja peale seda kohe, kes need said rohelised, need finalistide käepaelasid, siis oli see, et kohe tulid nende tiimidest inimesed saaksid, okei, so lähme teeme pildid. Siis kingisid Mason Beast X Red Bulls collabis väga meeldiva kingikoti. Seal oli siis Red Bulli, see Mason Beast ja Red Bulli collabis T-särk ja siis okeid. Ja siis Red Bulli need purgised for the energy. Ja see oli väga meeldiv. Sest ja siis kohe pildid nagu mingi 5 poses from this side, 5 poses from another side. Ja need olid samal päeval tehtud pildid, eks ju? Ja kohe peale oli kohe mingi, kas nad tegid need täna või kuidas nad okay, now the mystery is solved. Aga kas sul on seda tunnet, et et kui sa ju päeval andsid endast nii palju, igast niisugused võistlused ja asjad võtavad nii palju energiat, kuidas sul õhtuks energiat tuli? Tundsid, et oled väsinud ka, et mingi obagadi alles võistlus on ees? Ütleme nii, isegi kui ma ei ole nagu enda peast nagu pandud mingi suured nagu plaani, võt ma pean nagu I'll go for the win. Ma väga tahtsin proovida ennast, aga mul oli see, et ma ei ole nagu muretsenud see kord nagu üldse. Ma ei ole üldse nagu muretsenud selle peale, et nagu kas ma lasen nagu saan edasi või mul juba automaatselt oligi see, et ma nagu ei ole arvestanud ennast ainult nagu pool päevaga, et nagu pre-selection, et ma juba nagu programmeerisin ennast, et ma olen juba seal laval nagu seismas. Aga mul oligi see, et ma pidin eelvoorust nagu saada. Ja peale seda, kui ma sain siis selle finalisti käepäeval, ma nagu see pigem oli nagu relaxed tunne, et nagu okei. Ja siis nagu oli mingi 3 tundi ja ma tšütšüt vahetasin ennast tagasi. Okei, now let's go make some show. Okei, no ja ütleme nii. You made a show. Nagu, paljudel oli see, et nad lähevad kinna peale välja, hakkavad seal siis neid nagu tehnika mõttes õiget stiili tegema. You went for the show. Ja ma võib-olla räägin ainult endast, aga ma pigem eelistan seda, et inimene teeb show'd, kui see, et ta näitab nii-öelda oma oskusi. Ma ei tea, kas see on nagu halvasti öeldud või mitte, aga nagu mulle tundus, et sind oli palju huvitavam vaadata juba sellepärast, et sa andsid natuke rohkemat. Et sa ei andnud lihtsalt liigutusi, vaid sa andsid seda emotsiooni. Ja inimene tihtipeale näiteks tavaline, seal oli palju tantsijaid, aga tavainimene tihtipeale haarab rohkem emotsiooni kui seda, kas sa teed midagi õigesti, kas on tehnika õige, et selles mõttes nagu sind oli lihtsalt nii põnev vaadata ja juba see, et inimene engage'ib nagu sellesse, mis sa teed, nagu sest sa oled nii entertaining, et juba see on kindlasti sinu väga suur pluss, et sa oskad nagu, see lihtsalt nagu, ma niisugune tunne, et iga kord, kui sa tantsisid, siis nagu minu automaatne reaktsioon oli nagu niimoodi, ma tahtsin lihtsalt naeratada, sest see oli nii fun ja nii nagu interesting ja see, et ma ei tea mitte kunagi, mis su järgmine liigutus on. Ja see on üks kõige paremaid komplimente, mida sa saad üldse tantsijale teha. Kui keegi kunagi tahab tantsijale komplimente teha, et sa ei tea, mida see tantsija järgmisena teeb. Kui ma näiteks vaatan tantsijat ja ma tean tema järgmist liigutust, ma olen mingi ta on liiga omas selles mullis, et ma tean juba ette, aga sa oled lihtsalt nii etteaimamatu, et ma lihtsalt mingi, mis ta nüüd siin jälle teeb. Ja sinu ja Anita see
battle oli kõige põnevam selle terve õhtu jooksul. Sest see lihtsalt nagu teie kaks isiksust kokku panna, siis te olete üksteise vastu ja see on lihtsalt nii entertaining. Ja kes iganes vaatab seda ja oli seal, siis ma usun ja loodan, et te arvate sama. Aitäh. See reaalselt. No tegelikult mul oli väga palju mõtteid üldises pildis nagu mis toimus, kes mida tegi, mida mina tegin, Aga te vaatasite teisi battle'id või te läksite sinna taha? Me olime seal ääres. Nagu ääres ja Okay, et oligi alguses see, et kui need votingud olid, siis ma ei tea, äkki võib-olla tegikski nagu see tunne, et mis nagu nad, kuivõrd oli see voting, mis need tantsijad nagu hakkavad votima, nagu hääletama. Aga siis kohe, kui nagu hakkasid nagu minema nii nagu trickiks, nagu kuidas nagu kes võidab, kes võib, siis nagu kõik olid nagu swipe the phone. Et me olime seal ja me vaatasime põhimõtteliselt kõike. Ja tegelikult nagu kui ma vaatasin seda salvestust, oli 2,5 tundi. Ja nagu kõik olidki publik, DJ, kõik nagu no breaks. Nagu... Tegelikult ei olnud, jah. Yeah. Ma miski pärast arvasin, et see on nagu kuidagi pikem programm või nagu kuidagi, aga tegelikult nagu see läks kõik niimoodi, et suht niimoodi järjest, aga nagu, ma ei tea, kuidagi see oli kõik nii loogiline. Jah, et see läks väga ka suur pluss, sest kui vibe, nagu atmosfäär nagu hakkaks nagu ainult nagu making hard. Kui see oleks nagu mingi paus, vaata nagu seal oli, no tegelikult mitu inimesi oli. Siis kui te nagu, okei, suitsupaus. Kui oli mingi tund nagu ootajaks selleks, et te üldse nagu sinna saate, siis ja ma arvan, et see ei oleks nagu mõistlik teha mingi pausi. Et tegelikult see oli väga nagu ja vaatasin kui mul oli see esimene battle one shot, siis ma ka mõtlesin, et kuidas see hakkab nagu toimuma ja siis ma mõtlesin, tegelikult publik otsustab ja pluss see fakt, et mina ka esinen klubides, ma teen nagu erinevate soolo kavasid ja ma saangi ka aru sellest, et ongi vaja you have to catch your spectator. See ongi see asi, mida ma õpetan oma õpilastele, et see pole vahet nagu kui suurt nagu liigutus sa tead või sa teed. You have to sell it, you have to show it. Täpselt. Ja mulle väga meeldis see. Tegelikult võib-olla ma ei olnud nagu nii lucky with the music choice. Vot ma ütleks nii, et see on täiega bingo. See on täiega bingo, kas sul veab või sul ei vea, siis tõesti, sul oli väga vähe sellist nagu voogilikku muusika. Mu õnn lihtsalt on puhkuses. Nagu mu õnn on puhkusel. Sul oli ju see Backstreet Boysi bye. Bye. Ja siis ma mäletan, kuidas sa tegid selle väikse klipi sinna ja see oli lihtsalt geniaalne. Ei, no see oli väga fun. No, aga see Baby Justin Bieber. Jaa, sa tegid Justin Bieberi Baby. Oh my That God. Was the point, ma nagu Epic. Ma võiksin, ma saan aru ka samas battle on battle nagu kõik tantsisid põhimõtteliselt olidki tehnika, et vaadata oli väga huvitav. Mul oli see, et ma võib-olla I wanted to entertain everybody that much. Võib-olla ma mingis määris ma unustasin sellest hetkest nagu mun battle. Ja pluss on see, et ma battlesin one shot Leena. I love her. Me teame nagu üksteist isegi ka. See oli, no mul ei olnud nagu seda tunnet ka, nagu see battle for the life, for that. Nagu. Ja ma saan aru, et nagu igaüks nagu tuli oma eesmärgidega, aga mulle võib-olla vedas sellega, et ei vedanud, sest ma võib-olla battlesin nagu oma tuttavadega, oma inimestega, aga samas, kui ma naudisin selle hetke, seda momenti, palju selles suhtes nagu vedaski sellega, et ma just Aniidaga näiteks battlesin. She's my daughter and I really love her. Me just mõtlesime, et issand vaesakesed, et te peate koos battlema, et kui raske on nagu nii lähedase inimesega minna koos.
ja teha battle'id, aga samas tegelikult see on ju äge memory, nii palju established, aga nii äge nagu mälestus, mis te loote, et te olete seal koos ja siis te lihtsalt for fun, et võib-olla sel hetkel kaob tegelikult isegi natukese võistlus ära ja sa oled mingi, okei, see on mu sõbrančik seal, davai, let's dance, nagu niuke pigem võib-olla isegi vahepeal on tore, et see võistlus nagu tunne kaob ära, siis sa saad päriselt nautida. Ja mul, võib-olla sellepärast see teie battle mulle meeldiski, et ma tundsin, et te mõlemad nagu nautisite seda, et te nautisite üksteist ja teil oli nagu fun ja lõbus. Jaa, täpselt. Tegelikult võistlus siukse nagu tunned. Mul ei olnud nii nagu võrreldes näiteks minu eelmise kogemusega, kui sa tuled üritusele, siis nagu just ei ole see, et nagu I have to win, but I have to prove something. Ja erinevatel perioodidel oligi see erinevad eesmärgid. Siin mul oli see, et kohe alguses, kui nagu dance your style, peale seda, kui mina sain siis finaalini, oli siin seal, kui nad tegid pilte, siis oligi see, et nad küsisid ka tabel, täida nimi, perekonna nimi, stage name, what style represent, ja ma nagu, what style represent, ma nagu, okei, Vogue. Aga tegelikult kohe sellest ma nagu mõtlesin, kas ma tahtsin nagu just Vogue'i representeerida või dance your style. Aga võib-olla see oligi nagu minu arusaam selles suhtes. Ja tantsides ja nii taga mul üldse ei olnud nagu, this battle, I have to win. Ma teadsin juba kohe algusest, kuidas see lõpeb. Tegelikult. Kuigi tegelikult väga palju hääle oli ka sinu poolt. Da? Mina küll nägin, vaata, ma olin ju seal publikuses, ma ikka nägin. Sest ma vaatasin ja siis nagu, see oli nagu too much phones everywhere. Ja ma nagu, no ma sain, ja siis kui Joseph ütles, et nii, siis ma nagu, okei, sest mu error oli tegelikult nende häältega. Sa ei saanud aru, kui ma pooles oled, jah? Ta oligi see, et see 3, 2, 1 ja siis ma unustasin, mis värk mul oli. Ja ma saan aru, et nagu ma seisin sinine, seal on punane, aga mul oli lihtsalt mingi blackout ja ma juba mõtlesin, okei, äkki ma olen punane. Aga miks punaseid on vähe? Okei, ma kaotan. Sest nagu oli põhimõtteliselt need siniseid täis. Ja ma nagu, no okei. Siis ma tulen lavalt maha ja siis Anita oli ka seisma siis nagu, yes, nagu see super mega. Nagu, no ei, mul tegelikult nagu väga meeldis. Aga kes edasi sai? Ja Anita nagu, sina. Ja ma nagu, okei. Et I'm like, immaterial winner. Yeah. I just, sa juba võitsid gave the moment. Yeah. No. Juba seal olemine oli win. See on see hästi niuke, mis siis see answer. Being here is win. Basically. Aga tegelikult ongi, siis nagu 16, tervest Eestist 16 tantsijat. See on ikka crazy. Nii et proud. Thank you. No top 8 põhimõtteliselt, jah. No, jah, top 8. Top 8. Kuulge. Ja oota, me küll rääkisime pühapäeval, aga sa Aftekal ei käinud, eks ju? Ei käinud. Mina käisin. Ja teate, pean ütlema siia enne, kui me läheme nüüd Vogue'i juurde üldse, siis tantsijad klubis on teine asi. Nagu inimesed on reaalselt terve tantsuplatsi täis nagu hõivanud. See ei ole see, et mõned on baaris, mõned ei. Tantsijad on tantsuplatsil. Ja mis oli kõige pullim oli see, et kus on tantsijad, seal on ka väike dance battle. Alati pidudel tekib see väike tantsuring, kus tantsijad siis lähevad ümber, siis läheb üks, siis kõik elavad kaasa ja ei ole see, et umbes ma valin, kellele ma kaasa elan. Mitte kunagi. Alati see ükskõik, kes seal sees on. Kas ta siis, ma ei tea, midagi läheb lappe või siis paneb üliägedasti. Ikka me elame kaasa, plaksutame ja nagu seda klubis näha on nii nagu veider, sest nagu sa oled nagu, oota, aga siin ei ole ainult meie, siin on nagu tavainimesed ka. Ja siis nad olidki mingi, mis siin toimub? No, sest nad ei ole harjunud, aga meie kultuuris on see nii tavaline. Nii et sellest siis väga äge. Kui te olete mitte tantsija ja te kuulad seda, siis proovige minna klubi nii, et teil on tantsijad seal. Teil on entertainment for the entire night.
Yeah, exactly. Aga lähme siis sinu juurde. Ütleme niimoodi, mina sinust väga palju ei tea, sest sa tulid alles meile Free Flow'sse, mis sa oled siin 2 aastat olnud äkki või? Kuidas sa üldse tantsuni jõudsid? Ja kas Vogue oli su esimene stiil või kuidas sa üldse selle tee leidsid? Tantsudeni oli suht pikk tee tegelikult. Ma võiksin alustada, kui ma olin 7-aastane, aga ema tuli minuga trenni ja ma olin ainuke poiss seal. Aga mis stiil oli esimene? See lihtsalt oli mingi, mis võiks nagu olla, ma ei tea, siuke contemps, aga üli nagu lastele, vaata. Ja aga see fakt, et ma olin ainuke poiss ja kõik tüdrukud, ma ei tea, mul hakkas, ma ei tea, mingi hüsteerika tulema ja siis ma hakkasin, ma ei tea, karjuma, I was so shy ja ma siis oli nagu, no ladna, lähme koju siis. Ja siis kuidagi tuli nii, et peale seda nagu ei ole tulnud üldse mingid mõtted, okei, ma tahan siis uuesti midagi proovida. Lihtsalt, didn't came out, no ladna. Elame edasi. Ja põhimõtteliselt oligi see, et ma õppisin koolis ja kui ma vahetasin kooli, see keskkoolis, oligi see, et ma mõtlesin, et ma tahan midagi teha. Ma hakkasin nagu juba, ma olin 14-aastane ja siis ma nagu vahetasin kooli, ma mõtlesin, no ma ei saa ju kogu aeg olla mingi märgites või mida, ma tahtsin nagu mingisugust aktiivsust ja kui ma vahetasin kooli, siis ma vaatasin, et meil oli siis mingid vastlad ja nagu vastlad need kontserdid ja see oli nagu see sama aasta, kui ma nägin tüdrukud, no korotši mingi laul, siuke klassiga ja siis tüdrukutel oli see, et nagu kuidagi need vene rahva laulude vahele oli miksitud mingi Beyoncé Around the World, mingi remix ja siis tagasi tuli see rahva mussile, laulule ja siis ma nagu, oota, meil on vastlad praegu kaua ja siis Beyoncé ja see oli nii tuus, ma nagu I gotta be there. Ja mul oli kunstikool, mul oli 2 aastat muusikakoolis, mingi boks, igasuguse reaalselt, aga siis kui ma nägin seda koolikava, ma mõtlesin, meil oli siis see French School samas hoones. Mina mõtlesin, et nagu, okei, it's time to try something. Ma mõtlesin, et tulevad mingi, ma ei tea, castingud, ma mõtlesin, et nagu, kuidas aga mida ma teen, mida hakkama tegema, mis gruppi ma lähen. Ja esimene grupp oligi põhimõtteliselt hip-hop. Margi Karteisi oli mu treener. Ja ta on minu dancing mother tegelikult. Okay. Ja see oli nagu street show grupp, kus hip-hop oli main style, aga me ka proovisime igasuguseid house, mingi contemp, mingid nagu, ma ei tea, proovisime mingi break asju. Oh my god, sa oled break dance teinud kunagi? Me ei ole teinud nagu ju clear break dance, aga tegime erinevaid nagu trikke proovisime ja selles lihtsalt nagu, et tantsijana oleksid nagu mitmekülgne, vaata. Ma olen ka nagu erinevaid workshop'e ka külastanud oma, ütleme, 10-aastase kogemusega, sest ma siiamaani. Ja siis oligi see, et see oli 2014 ja siis ma mäletan, et Marki mulle ütles, et kuule, kas sa oled Vogue'ist midagi kuulnud? Ja nagu magazine? Ja siis ta nagu veits nagu lühidalt mulle rääkis, nagu näidas mulle mõned liigutused, siis ta pani mussi. Ja siis oli mingi ja siis nagu ja ma nagu girl. Sest oligi see nagu hip-hop. Võib-olla ta tundis, et hip-hopis
not that my thing, you know. Ma ka olen battledes võistlenud ka, et hip-hopi battle'is või? chill. Anyway, so Väga ma loodan, et sa ei tee neid. Väga tahaks teha, kusjuures. No, ma saan aru, miks. So, siis kohe, kui ta mulle peale trenni rääkis, siis ta ütles, et vot järgmine kolmapäev meil teises stuudios Tartus korraldavad Vogue-Femme workshopi with the pioneer of Russian ballroom scene, Smetana Ninja, mother Smetana Ninja. Ja ma nagu, yes, davai, let's go. Siis ma lihtsalt hakkasin, so kohe peale seda, peale trenni väikse sihukese nagu vestlust. So I was like, bingo, let me think. Ma hakkasin research tegema, hakkasin kohe vaatama, uurima muusika ja siis läksin sinna workshopi ja mul kohe tegime mingi väikse kooro ja oligi mingi täitsa basic nagu algab, aga ma nii olin sees. Ja siis kun hea oli aru saada, see oli minu põhimõtteliselt, ma ei tea, kas esimene workshop või ma ei tea, aga ma olin nagu nii palju saanud komplimente kommentaare, nagu näiteks, ma ei tea, mingi terve publiku nagu ees nagu. Him, he just ate all of you. Aga mis ma nagu... Aga tegelikult, mis ma nagu tegin, võib-olla oligi see, et ma tegin... Sa andsid the attitude. That was the thing. Yeah. That was the thing. Ja siis ma hakkasin reaalselt armuma, sest koos sellega ma hakkasin ka kultuuri. Ma hakkasin kultuuri, kuidas see oli? Discovering. Avastama. Vuotust. Ma hakkasin kultuuri avastama, ma hakkasin võistlema, kui ma sain teada, et mingi pool aastaga, siis ma alustasin 10. jaanuar 2015. Ja siis 10 aastat tagasi. Ja siis meil oli mingi battle, ma ei mäleta, mis nimi oli, hip-hop jam, seal olid erinevad tantsustiilid ja ma mäletan, et seal oli ka Vogue. Oli, võib-olla ma tantsinud mingi 3-4 kuud ja siis läksin sinna osalema. Ma kohe peale seda, kui ma sain teada, et meil midagi tuleb tulemas mingi battle. Ma ei ole üldse nagu mõelnud selle peale, et kas ma oskan või kas ma olen piisavalt praegu teinud või panustanud mis iganes. Ma lihtsalt teadsin, I want to show myself. Ja tänud minu Vogue mother'le, Karina Mafia, me oleme proovinud ja teinud väga hea tööd ja siis minu esimeses Vogue kategooria battle'is ma sain ka top 8. Ja tegelikult sul kogemust oli ju vähe sel hetkel. See oli esimene battle, aga ma olen tantsinud Vogue'i mingi 4 kuud. No 4 kuud tegelikult tantsija, mõtlesin seda tegelikult vähe. Ja siis mõtled 4 kuuga juba teha niuke asi. Ju siis see oligi su see õige asi, lihtsalt sa leidsid selle hiljem. Kuigi tegelikult ma ei kujutaks ette, et sa 10-sena. No Vogue'i ma ka mõtlesin selle teemal, et kas ma jõuaksin või kuhu ma jõuaksin. Tegelikult elu näitab seda, et ei ole liiga vara või ei ole liiga hilja. Tegelikult kõik juhtub, kõik toimub õigel ajal. No. Sest ma olen väga tänulik, et mina olen sattunud just sinna tantsukooli, Friends tantsukooli. Et just Margi oli mu esimene treener ja just Karina oli mu esimene Vogue tantsutreener. Ja see oli andnud mulle väga, väga suur
motivatsiooni selleks, et ma päriselt ma olin elamas nagu kogu aeg nagu mõtlemas mingid liigutused, kogu aeg mingi attitude nagu ja see tegelikult see ei ole see, et see lihtsalt tants. Vogue is not just a dance, Vogue is a lifestyle, girl. Sest celebration, self-acceptance, kes sa oled, milline sa oled, self-respect, self-confidence ja mitte see, et you see, I'm confident. No, it's see sama asi nagu mis coming from the inside. Yeah, there's a difference. Ma ütlen niimoodi, et there's a difference nagu, sa pead olema bad bitch nagu, bad bitch, mitte see bad bitch, nagu, seal on erinevus. You don't want to be the bad bitch, you want to be the bad bitch. Ma ei tea, kas sa saad aru, aga seal on difference. Ehk siis see confidence peab tulema sellest, et sa tead, et sa oled enda parim versioon, aga kui see võib tunduda mõne jaoks nagu cocky, aga seal peab leidma selle fine line'i, et nagu, jah. Who cares what others may think? Tegelikult. Ega tegelikult ei. Sest tavaliselt ongi see, et inimesed arvavad, et nad saavad otsustada, kuidas teised võivad teha, kuidas teised peavad teha. Aga igaüks nagu arvabki, et nagu see society nagu arvadki, et sa pead olema selline, sa pead olema selline, sa pead nii käituda ja sul ei tohi selliseid asju teha. Aga tegelikult just sina ise peadki nagu otsustama. Yeah. Sest ongi see, et Vogue väga paljastas mind, ta väga palju asju ta avastas, et see on see, et nagu kui ma oma 10 aasta kogemusega ma sain aru, et tegelikult kui blokina kogu aeg nagu ma olin ja ma ei ole nagu märganud isegi seda. Ja sellest tuligi võimalus selline adventure of finding myself, realizing who am I ja mis on see nagu purpose. Sest tegelikult ma ütlen seda, et see tants, see kultuur, see ei ole nagu just nagu kõikile. Ja tegelikult ma saan aru sellest, et meil Eestis nagu Vogue ballroom culture, ta ei ole nii megalt nagu populariseeritud, sest peab arvestama ka sellega, kust üldse see kultuur nagu tuleb. Sest Vogue tants, see on tants. See on tegelikult tšutšut siuke osa terve kultuurist, mis tuleb meile, mis jõudis meieni Ameerikast ja seal ma ütlen 1930s at the end, coming from the drag queens. Drag queenid olid siis peamised inimesed, kes hakkasid nagu tantsu iluvõistlusi tegema. Ja samamoodi see ka tulebki black people, transgender people ja just Ameerikast see kultuur tulebki ka sellest, et inimesed was abandoned, nagu exiled tava sotsiumist, nad lihtsalt tegid endale oma safe space'i, kus tegelikult üldse ei talu keegi mingisugust diskriminatsiooni. Rassism, homofoobia, ageism nagu. Ja ma lihtsalt mõtlen seda, et tegelikult arvestada ka sellest, et no see ei ole nagu tegelikult nii suur asi. Olla tolerantne ei tähenda seda, et sa pead just kõigi asjadega olema nõus. Sa pead lihtsalt arvestama sellega, et inimesed võivad olla erinevad. Ja see ei pea oma eelarvamust nagu koostama just sellepärast, et sa näed mingi pildi. Ja ma olen nii palju korda kogenud ka sellega, et inimesed näiteks
kohe nagu näevad mind ja siis ma viikan selle ma nüüd peaksin ka before talking to me ja siis järgmine nagu next step ma võin kuulata, et nagu just see inimene ütleb, et nagu näed teda kõige coolim inimene, keda ma olen nagu siin ruumis nagu kunagi näinud. No doubts. Aastatega on see aina nagu paremaks läinud, et ühiskond on hakanud rohkem tolereerima. Et näiteks see Kinky Boots, tead? Nagu ma mõtleks küll, et noh, mingid kuulsad tuntud artistid teevad ennast naiseks ja et tavaeestlane on mingi kohe issand jumal. Aga need on kõik sold out. Nagu nad olid nii kiiresti sold out, see näitab, et inimestel on huvi ja inimesed tahavad näha ja nad nagu ja ma ei usu, et nad läheks seda vaatama siis, kui neile ei meeldi. Neil ikka peab olema mingi nagu tunne, et neile meeldib see, mis nad näevad ja mida aeg edasi, seda rohkem see ju läheb nagu aina paremaks ja nagu ühiskond või nagu, et mida rohkem me sellest räägime, seda nagu tegelikult, kuidas ma ütlen, seda võib-olla mugavamaks läheb ka teile, et ei pea kogu aeg ennast kaitsma, sest ma olen kogu aeg mõelnud, et tegelikult on üliraske selles nagu üks voogimaailmas tunnen, et hästi palju ei mõisteta, mis asi see on. Nagu võib-olla tavainimene vaatab lihtsalt mingi teevad käitusi ja on mingi siis need tipid, eks ju, noh, nemad ei oska seda nii lugeda, siis nad kohe hakkavad hindama ja diskrimineerima ja kõike seda. Et oota, kus ma tahtsin oma juttu kohe jõuda, oota. Et oota, mis ma rääkisin? Inimesed diskrimineerivad. Saate aru, mul kadus mõte ära. Okei, ühesõnaga, long story short, et mida rohkem me räägime, sest rohkem nad hakkavad aru saama, mis asi see päriselt on. Ja seda rohkem nad näevad, et tegelikult see on tore, see on fun. Kõigil on lõbus. Ja kas ei ole kogu elu point, et meil oleks fun? Et nagu, miks on vaja torkima minna üldse, kui sa näed, inimestel on lõbus? See on all that matters. People are enjoying themselves. Et nagu selles mõttes, mul on väga hea meel, et drag on minu arust aastatega inimestes aina nagu populariseerinud, et inimesed nagu haaravad seda rohkem ja tahavad rohkem näha ja nagu uurivad ja kõik, et nagu see on minust täiega äge, et nagu ma arvan, see dragi kultuur on aidanud ka nagu voogil, ma ei tea, kuidas ma ütlen, need on küll seotud, aga mul on tunne, et see on aidanud ka voogil natuke nagu rohkem veel avaneda, sest drag on see, kes siis nagu toob selle voogi veel esile, kuigi nad ei tee nii nagu voogi, nad pigem siis noh, need drag show'd on ju pigem see, et nad lipsingivad ja nagu show, aga ikkagi nagu see kindlasti on aidanud populariseerida seda kogu voogimaailma. Mul on tunne, vaat ma räägin täitsa võhikuna, sest ma ei tea väga midagi, aga noh, ma olen ikka näinud mingi RuPaul, need drag queen, need show'd, eks ju. Et tegelikult see on ju äge ja väga entertaining on vaadata, mida nad kõige teevad. Mis nad tegelikult teevad, on see, et nad lipsingivad ja on uhke kogu kupatus ja see on lihtsalt nii põnev. Isegi kui nad lihtsalt lipsingivad. Näiteks kui ma käisin nüüd Nixi üritusel, Vilita oli seal. Ta tegi lihtsalt Britney laulu lipsingis ja terve aeg ma mõtlesin, et ma ei taha, et see lõppeks. Sest see oli lihtsalt nii huvitav, et nagu see dragi maailm on ka nii põnev ja noh, ühesõnaga, mina panen, ühesõnaga, väga põnev, ma ei tea, miks ma siia jõudsin. Aga kui me räägime Vogue'ist, siis kui sa alustasid sellega, kui sa hakkasid uurima, siis kes on su suurimad inspiratsioonid olnud läbi aegade? See võib ka olla mõni drag queen, see võib olla mõni Vogue'i õpetaja, treener, tantsija, kes nagu, kellele sa oled vaadanud niimoodi, et vau. Sa ütlesid selle ninja. Mida on ninja tema esimene workshop oli, ta oli siis nagu välismaalt siuke nagu õpetaja, aga inspiratsiooniks ma mõtleks on Nicki Minaj. Nicki Minaj? Jaa. Ahaa! Ja siis kui me räägime siukest nagu karakterist. Oh my god, I see that. Ja kui me räägime tantsumaailmast,
mitu nimesid ja tegelikult mul on see, et kuna ma olen väga siuke nagu tundlik inimene, I feel the energy ja if I feel something catchy that catches me, it's catched me and I'm like because sest nagu asi ongi selles, et tuleb alati leida põhjust, tuleb alati leida midagi, mis inspireerib ja inspireerib sellest küljest, et see ei tähenda seda, et sa pead nagu kohe midagi nagu okei, ma lähen nagu, ma ei tea, kodutöö teen või siis ma lähen nagu mingi, mis iganes. Inspiratsiooni saama võib kõikides asjadeks. Ja tantsumaailmast on ka igasuguseid inimesi on Teise LaBeija, kes oli mu esimene house Vogue mother, kui ma sain House of LaBeija, see kõige esimene tegelikult Vogue house in the history ja mina sain siis ma oli annonsitud Venemaal ja sain kutse siis peale balli, mis oli 2017 ehk siis 2 aasta pärast, kui ma alustasin. Ja tegelikult näiteks tänapäevasel peab kogu aeg sõitma kuskile. Ja mul see, et house, see Vogue'i house'i mother, kelle ma sain nagu nägin, veel oli see Baltic Session ballid, olid 2000, Vogue Ball oli 2014, ma mäletan 2015, 2016 ja seal olidki kõige suurimad nimed nagu legendid kutsutud. See oli väga lahe ja olid need ajad, et ballroom oli väga, kogu aeg nagu ballroom on siuke nagu muutuv. Ja seal olid näiteks meil siia paljud tantsijad erinevates riigides, näiteks Venemaalt oli väga palju tugevaid tantsijad. Ja siis sealt Teise LaBeija ta oli võidnud 2014 aastal. Ja kui ma olen nagu uurinud, vaadanud, näidanud, tegelikult nagu mulle vedas sellega, et info hakkas juba tulema Instasse, mitte Instasse, YouTube'i. Info hakkas tulema YouTube'i, mõned videod ja info oli kuidagi, see oli just see algus, kus info hakkas kuidagi levima, sest näiteks Venemaal olid lihtsalt, ma ei tea, terve Venemaale oli toodud, kui ma mäletan õigesti, seal olid 4 tantsijat, kellest oli koostatud House of Ninja ja tuli Ameerikast kutsutud, et nagu inimesed pidid saama kuidagi mingi infot ja siis tantsima, ühinema üksteisega ja siis oligi see, et kuna tantsijad olid kutsutud üritustele, Vogue-ballidele. Mis on Vogue-ball? See ei ole lihtsalt tantsuvõistlus. It's a contest of beauty, fashion and sex. Ja olidki kutsutud, kui sa tahad tõesti, et ball oleks nagu originaalne, sest igas riigis on oma kultuur, oma poliitika, oma seaduse järjed, nagu igas riigis on erinev ballroom, erinevad kogukonnad ja erinevad nagu inimesed. Aga kui sa tahad teha korralikku Vogue-balli, kuhu sa tahad sattuda, siis peavad olema kindlasti välismaalased inimesed, kes on kultuuris. Ja see ongi see, et kui me näiteks korraldame balli, näiteks mina korraldan ballroom Vogue'i üritusi 2018 aastast. Ja need olidki väiksed battle'id, ma ei tea, õpilastega. Aga kui näiteks ma korraldasin suuremaid üritusi kollabides, näiteks ma oli see Dingsball ja siis ma tegin seda Dingsballi J-Fest tantsuvõistluse festivali kollabis ja me oleme kutsunud Icons ja Legends ka.
ei saanud hetkel Ameerikast, aga vot Euroopast legendid olid väga tugevad ja workshopid ka olema korraldanud ja info levima hakkaski ka, et ja tegelikult Vogue-ball iseennast on väga korralik etendus ja mul ka vist nagu mõte läks ka tulema nagu. Ei, umbes, noh, natukene, aga ei, pole hullu, lisasid asju juurde. Aga kui sa peaksid ütlema ühe nime, keda kõik peaksid teadma Vogue'is, siis kes oleks? Nagu selline nagu, et iga inimene, kes õpib Vogue'i tantsima, peaks teadma, kes inimene on. Kas on selline üks mingi kindel, kõige highest of them high? For me, Hani Balenciaga. See, kes oli Beyonce tuuril? Yeah. Oh my god. Palun, kellel on aega, pange YouTube'i Hani Balenciaga. See vend on crazy. Mul oli hetki, kus ma istusin kodus ja tal oli Beyonce tuuril niuke soolo osa, kus ta siis seal oligi lõpus viimane see That's My Technique laul ja siis seal oli niuke Vogue battle seal lõpus. Ja tal oli alati see mingi oma special osa ja see oli iga kord nii erinev. Ta viskas kukerpalli, ta hüppas, ta kargas. Ta tegi nii palju asju iga kord erinevalt, et ma lihtsalt vahepeal panin selle, mis see sõna on nagu compilation, et nagu vaadata järjest, mida kõike tegi, sest see on täiesti crazy. Nii et ma nõustun sellega, et kuigi ma ei tea Vogue'ist palju, siis kui ma vaatan teda, siis ma olen mingi Vogue is crazy. Variatsioonid, the energy. Energy, face, oh my god. The attitude, the whole picture. The whole picture. Yeah. Et nagu, see on character, see on performer. Ja see on performer. Ma isegi mäletan, me olime temaga mingi periood, aga lühiperiood, me olime samas houses. Et ma olin, kui me mõlemad olime läbeisad, aga see oli mingi 2019. Et jah. Aga ta on nii noor. Ei ole? Tundub väga noor. Damn. Crazy. Ma ei tea, mingi 20 millegagi ka. No crazy, jah, sellega vaadake, look it up, sest nagu show. Ja ma mõtlengi, et nagu ega Vogue'i vist ei saagi tantsida niimoodi, et sul ei ole emotsiooni. See ei ole lihtsalt realistlik. Sa ei selli seda, mida sa teed. Sest nagu ma võin teha nii. Aga see ei anna mitte midagi. Ma teen lihtsalt käsi. Aga Vogue, nagu ma tunnen niimoodi, et pool sellest vähemalt on juba see, kuidas sa presenteerid ennast. Ja ma mõtlen, et tantsijad, kes kuulavad seda, kui teil on näiteks vahepeal olnud mures, et nagu et üks asi, mis mul puudub, on see performance, siis proovige Vogue'i. Äkki seal on miskit, mis aitaks teil leida selle, sest ma usun, et kõigis meis on see väike sees täpselt ja ta lihtsalt vaja välja tuua. Nii et peate leidma selle õige. Võib-olla Vogue on see, mis teil aitab selle välja tuua. Jaa, mitte ainult. Et tegelikult jah, et kui sa lihtsalt annad endale võimalust lubada endale rohkem, et liigutusest, see, kuidas sa tunned oma keha, kuidas sa, mis riided sa selga paned, sest asi on sellest, et ongi see, et liigutustele, näiteks kuidas mina selgitan, et igas liigutuses peab olema mingi loogika, aga ma võin anda, see on kind of like tools, basic moves, aga igaüks peab oma mingi associationi saada, fantaasiat kasutama, sest näiteks ma ütlen, et nagu touch, bam, 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 bam. Ma ütlen, see on medusa, nagu wave'ine. Või siis nagu iga ühe liigutusega lihtsalt mõtle, what you presenting here? Nagu ülesanneks nagu vaan, turn, okay, softly, bam, bam. Make it confident. See ei ole see, et sa lihtsalt teed
you actually perform, mitte tantsid, no you're not like just dancing, you're performing. Ja attitude. Ja proovida, nagu you can be anything. You can be anything. Lihtsalt anna võimalus. Ja nagu ongi see, et barjäärid, et kas ma tohin seda, kas ma tohin katsuda ennast, kas ma tohin, ma ei tea, mingid nagu paljast nagu asju nagu riideid panna selga. Конечно. Ikka. Конечно. Ikka võib. Можно. Luban. Ja see ongi see, et nagu signature. Iga üks peab olema oma unique. Ehk siis tegelikult sa kinda lood oma alter ego. Oh yeah. Ja tegelikult sul on ju stage name. See on Amori. Amori Things, jah. Amori Things. Kuidas sul tekkis see stage name üldse? See oli 2015 ja kui ma enne seda esimese battle'i minekut ma mõtlesin, et Edgar ei sobi. Sest ma teadsin, et laval, ma ei tea, mul ei ole selles, kus juures keegi nagu selgitanud, rääkinud, aga ma lihtsalt kuidagi ma tundsin, et ma võin seal olla teine. Ma võin seal nagu kuidagi, aga selleks oligi, ma ei tahtnud, et keegi nagu tegi, kutsus mind nagu seal tantsuvõistlusel, kutsus mind minu enda nime järgi, siis ma mõtlesin nagu, girl, I have to have this, stage name. Ja siis Azile Banks, tal tuli album Broke with Expensive Taste. Ja seal oli siis Miss Amour lugu, mis mulle väga meeldis. Ja pluss ma mõtlesin nagu Amour. Ja siis ma mäletan, et oli see, et ma olen kuulnud mõned ballroom tracks, kus see with chanting. Ja siis ma nagu, ma hakkasin lihtsalt nagu mängima nagu Miss Amori, siis Amori. Huvitav. Siis ma hakkasin nagu mõtlema, sest ongi Vogue Houses, ma hakkasin nagu panema kokku Amori Ninja, Amori LaBeija, Amori Revlon. No lihtsalt nagu kuidas nagu millega ongi koos kõlastatav. Mis sa tahad öelda? Nagu my name, mu nimi koos house'iga. Kõlab, what? Kõlab. Kõlab. Ma ei tea. Слушай, eesti keel ema keel. No, ma ei tea. Mu Google Translate on juba все. Ma ei tea, kõlab. No короче. Kõlab. Siis kõlab ja ma lihtsalt hakkas nagu kokku panema. Ja tegelikult ongi see, kui ma näiteks ma olen nagu erinevad tätoveeringud nagu endale teinud. See ei pea kohe algusest mingi suur nagu sense nagu selgitust saama. Ma lihtsalt tundsin, that's the thing. Ja hakkasin ka mõtlema selle peale, et kuidas siis hakkab, miks just see, kuidas see jõudis minuni. Ja Amour tähendabki minu jaoks seda, et doing everything with passion, with love. Otherwise, milleks vaja. Siis midagi teha. And Amori, so Fabi. Ja kus see Things tuli? Things. Nikil oli Barbie Things, ja. Aga tegelikult mul nagu, see kirjastus ka mul nagu Things. What she thinks is the things or things. Ja tegelikult nüüdseks ma nagu mõtlengi ka seda, et see nagu siuke brand, mis nagu praegu tuligi see, et Amori Things, Things Ball, Things, Kiki Functions. Mul on
grupp Fifi Things siin Free Flow stuudios. Fifi Things. Nagu Fefe. Free Flow studio. Nagu Free Flow, Fifi. F. Nagu F. Things. And read it like Fifi Things. But Fifi. Like Fifi Things. So, yeah, and things is also, it can mean anything. Things. You be the imagination things. Kusjuures, kui sa ütlesid Niki, eks ju, siis huvitav fakt Edi kohta on see, et ükskõik, mida sa ka ei teeks, kui tuleb Niki laul, siis see on Edi. Niki tuleb. This one is for the boys of the moment. Sul läheb see. This one for the boys of the moment. Sa ei räpi mitte kunagi ühtegi Niki laulu ilma selleta. Mitte kunagi. Alati, kui sa lähed sinna sisse, sa lähed sinna sisse. Nagu see ei ole see, this one is for the boys of the boom. Like, kui sul käiks see taustaks, siis ma kujutan ette, et sa oled mingi this one is for the boys of the boom. Siis sa oled nagu this one is for the boys of the boom. Isegi kui keegi ei vaata, siis ma arvan, et sa oled kodus ka selline. Et, for sure. Eks ju. Et nagu always perform. 100%. Ja see Niki, see vibe on sul ka, nagu, kuna Niki on ka selline, siis ma tunnen, et sul on ka selline, aga see on nagu nii drama. Äge. Võt, sest no, me kõik teame that era, kui see 2010-ndatel, kui ta oli? Jaa, kui super bass välja tuli. Oh my god, ma olin nagu, who is that? Give it to me. Your Love, see oli siis tema debut single. Your Love oli esimene, kas Moment for Life ei olnud esimene? Your Love is, Your Love oli. See oli siis 2000, oh my god, 9 siis isegi. Okay. Et draama, võt see dramatic stuff, you know, sest ta isegi Vogue'is ka Vogue Femme, dramatic Vogue Femme ja soft and cunt, ehk siis dramatic so you can like. Aga we like drama. Yeah, and soft and cunt is like, you know. So see oligi see, et mis ma nagu mõtlesin, et peabki nagu, ei ole see, et nagu, kellest sa nagu kopeerid, vaid kes reaalselt nagu mõjutab, nagu motiveerib, et sest ja, nii palju kui ka oligi see, et täna, kui ta oli rap-mängus, ta oligi täitsa eriline ja samas ma ka hakkasin nagu tundma, there is something nagu mis ma nagu endas ka tunnen ja märgan ja da, ma mäletan neid hetki, kui ma päriselt, kui ma näiteks karaokes käisin, siis ma olen ka valinud alati Niki lood, kus oleks nagu vähem vokaali, aga rohkem just räppi ja siis ma päriselt ma nagu nüüd panen liriksid, siis ma nagu I'm all yours ja siis ma nagu, okei, see ei ole lihtsalt see, et nagu I'm your this one is for the boys. This one is for the boys with the boom system. No, I gotta be in a music video of mine, you know? This one is for the boys with the boom system. Tell AC with a cool system. When they come in the club, keep it blazing up. Because text on the deck like saving up. Ehk siis you always perform. Конечно. See on üks asi, mis on väga hea harjutusviis, kuidas üldse arendada oma nagu sellist nagu performance skilli. Et sa mõtledki kogu aeg, et iga kui tuleb laul, you're performing. Isegi kui sa oled kodus duši all, you're performing. Oh my god. Shower performances are the best. Bubble World Tour. Reaalselt nagu, ma arvan, et need show'd. Väga nii. Selline küsimus, et kas on mingi müüt Vogue'i kohta, mis tegelikult ei vasta tõele? Midagi, mis nagu võib-olla Vogue on hästi selline stiil, kus võivad tekkida mingid eelarvamused, et kas oskad öelda, on mingi müüt, mille sa tahaksid kohe nüüd praegu siin ümber lükata? Mitte kõik Voguerid on nii ülbed, kui nad võivad näost nagu muljet tekitada. Seal peab lihtsalt leidma selle, et kui sa, when you're performing, siis sa oled performing, aga see ei ole su personality, see on nagu su performance, ehk siis... Ja kui battle näiteks, performance is kui nagu
ühe kaupa näiteks, see on teab solo performance, aga kui battle, siis diva versus diva and there is need to decide who is the baddest bae in the room. Ja eelarvamusi põhimõtteliselt see oligi see, et kogu aeg meil, ütleme nii, meil maailmas kogu aeg on mingi eelarvamusi täis. Ja ükskõik kõikidest. Ballroomis see ka eksisteerib, aga see on lihtsalt sellepärast, et aru saada, kes on võib-olla ohtlik, keda pigem nagu vältida. Aga tegelikult on see, et me kõik peame kuidagi mingis määras kaitsma ennast ja vot see fab mood lihtsalt kuidas proves? Kinnitab. See attitude vahepeal ta lihtsalt kinnitab, kuidas see ebakindlalt on teised inimesed. Sest as long as you are confident, as long as you are like willing to know how to, kuidas ma näiteks ma istun, kuidas ma tahan ja ma ei muretse, oota ma midagi seal nagu, girl, I know I'm fab. Ja just see fakt, et mina oskan tunnustada ennast. See ei ole see, et ma olen nagu täitsa вообще kuninganna, вообще icon of everything, nagu, no mingis määras võib-olla küll, aga ma ei ole see, et ma hakkan panema endas nagu teiste nagu inimest nagu kõrgemale võtta. Ja üks asi on see, et inimesed ei ole nagu nii rõged, kuidas nad võivad tunda, aga mõned on isegi hullemad. Võib-olla see, et proovida tantsida võib nagu põhimõtteliselt igaüks, aga mitte igaühele sobilik ja mitte igaüks on sobilik kultuurile nagu töö community's. Et see on väga spetsiifiline, et samas ongi see, et mina näiteks ei ütleks näiteks meil Euroopas Vogue'i nagu tantsijad tegelikult ei pruugi olla liiga noored. Et pigem on see, et sa tuled ja ka üks arvamuses on see, et sa pead kohe nagu mingi, ma ei tea, nagu paljaks nagu ennast nagu teha või siis nagu mingi täis. Siin on nagu väga suur erinevus sellest, et kui sa tuled selleks, et explore ja kui sa nagu oled sunnitud nagu midagi teha. Keegi midagi sunnitud teha, see lihtsalt on tants ja see lihtsalt on omad aspektid. Ja mitte kõik võib-olla saavad sellest aru. Ja saavad nagu mõista. Ja see on ka fine. True. Aga nüüd, kui siin praegu keegi kuuleb seda kõike praegu ja mõtleb, et ma tahan ka Vogue'i proovida, siis mis on sinu soovitused talle? Mida ta peaks teadma, milleks ta peaks valmis olema? Mis on sinu arust need plussid üldse, miks Vogue'i teha, miks Vogue'i tulla? No alustame ka esimesest asjast. Kui sa tahad vaadata peeglisse olematu selles nagu, kas sa just ärkasid või siis sa lähed kuskile või iga kord, kui sa vaatad peeglisse, kui sa tahad tunda, girl, I love what I see, mulle meeldib reflektsioon, mulle meeldib, mida ma näen, siis Vogue väga saab aidata või kedagi isegi nagu õpetada, kuidas siis endaga olla rahul või siis mina näiteks õpin seda, et kui sa ei ole nagu endaga rahul, aga sa pead mingis määras, sa pead nagu leidma seda võimalust. Kui sulle ei meeldi midagi endast, proovi muuta, proovi teha paremaks. Aga kui on mõned asjad, nagu mis sa reaalselt füüsiliselt ei ole võimeline teha, aktsepteeri neid ja tee neist positiivseid nagu asju, et don't make disadvantage, make it a very, very affordable advantage. Ja
ma olen nagu nii palju endast ka näinud ja ka oma õpilastest seda kasvu. Alustades ka sellest, et sa vaatad peeglisse, sa teed nagu mingisugust. Esimene point ongi sellest to enjoy yourself. To have fun. Lihtsalt tean nagu ongi see, et you have to be hot. You have to be sexy. You have to be in the mood. You have to be confident. Kummitused. You have to be confident. Aga seda on väga raske, seda on väga raske teha, kui sa ei ole enda peas nagu endaga rahul. Et ma olen nagu seda väga palju korda näinud, ma olen väga palju näinud endas ja ma arvan, et see on väga nagu suur asi, mida meil vahepeal kõigidele ei ole piisav. Lihtsalt rääkida endaga. Mis sulle meeldib? Milline sa meeldid endale? Mis sulle ei meeldi? Milline sa ei taha olla? Aga meil on, me tahame tulemusena saada seda, et see pilt, mis me hakkame nägema peeglis, meile hakkaks meeldima. Ja ma alati luban, kui we have a reason, nagu meil on põhjus, meil on eesmärk, self-confident. Kui aitab teil seda, et kui me näiteks mingid siuks nagu liigutus, kui me peame nagu you have to see your body lines. Kui siin ta aitab nagu rohkem nagu sinu enesekindluse, see, et sa paned mingi super tight, some kind of dressing just to make it hard. Ikkagi pane. Kes ei luba? Kui see aitab, siis go for it. Ja pluss sa pead olema valmis avastada ka. Avastada seda, et see on väga suur challenge selleks, et to not give up. See on väga suur challenge. Ja kui sa hakkad nagu mõtlema, et oh my god, ma tegin seda. And so what? Midagi juhtunud. Ja siis tegelikult nagu ma võin olla selline või ma võin nagu riida selga sellised panna. Tegelikult nagu kedagi nagu oota, ei kotis on vapsen. No, proovi mitte öelda. Okei, aga mis? Kedagi ei koti. Mis selle asendus? Koti on hea sõna. See on fine, jah? Kedagi ei koti. Koti, jah, see on. Või ma mõtlesin seda, see on fine öelda. Jaa. Okei. Tegelikult jah, kedagi ei koti. Et this is your life. Ja Vogue on, jah, ma ütlen veel kord, väga aitas ja aitab, ma arvan, palju inimesi. Okei, nii et kellel on vaja leida oma see confidence üles, siis Vogue on tore stiil, kust alustada. Ja pluss ma ütleks ka, et tehniliselt on see üks väga keeruline stiil, sest nagu Vogue on väga paljuski ka seotud kätega. Ja minu arust käed on asja, mida on kõige raskem kontrollida tantsimises. Nagu need lainid, jooned, mida Vogue'i tantsijad, Vogue'is on küll erinevad stiilid, mingi new way, old way, kõik need, aga ikkagi nagu see on ikkagi klassikalisem, mida võib-olla tavainimene teab, on see Vogue, kus on hästi palju käsi. Ja nagu see on niuke kontroll, mis sul peab olema, et sa liigutad ühe selle taktiga, liigutad niimoodi või niimoodi, nagu, et see on nii täppistöö, et see on nagu crazy, kui palju seal on vaja mõelda. Ehk siis see on väga arendav tantsijale ka tegelikult, kes võib-olla Vogue'i ei tee või teeb mingit muud stiili, et see on väga arendav õppida sellist nagu kehakontrolli. Ja pluss te teete katki ennast kogu aeg oma nende tippidega. Ma mõtlen kogu aeg, issand jumal, see on crazy, kuidas need Vogue'i tantsijad panevad neid tippe. Ma nägin ühte videot, kus oli 1, 2, 3, klikk, tõuseb püsti ja iga see, kus see šebam või see läksid alla. Ja ma olen nagu, oh my god, kuidas teie põlved elu sul on? Nagu ma lihtsalt nagu see on unreal. No mingi sacrifice ka alati on selles suhtes, aga kui sa hoolitsed nende käest nagu põlvekaitsmed loomulikult, et lihtsalt isegi nendes tippides on oma süsteem, oma tehnika. What? Yeah. Et mulle eraldivad näiteks dramatic tips, kui sa nagu see ülevalt, jah. Mulle kui ma alustasin selle elemendi proovimist, mul ei ole see, et nagu
mingi tehnikat ma ei ole teadnud, ma ei teadnud, kust saada, ma lihtsalt nägin pilti, nägin, kuidas videotes mingi legend oli teinud, siis ma nagu aga mul oli see, et ma lihtsalt nagu põrandal prosto hakkasin kukkuma ja mul täitsa nagu siin kõik need sinikad olid ja tegelikult kui teada tehnikat, kui sul õpetatakse, kui sul näidatakse korrektse tehnikat, siis ainuke asi, mis on puudu, on julgus. Ainuke asi. Mina too aastat, nagu kui reaalselt 10 aastat tagasi kogu aeg hüppamas, kogu aeg, et jah, vaat, võib-olla paljudel jääbki sinna julguse taha. aga Siis sa mõtled, et su põlv läheb teistpidi, oh my god, kuidas see võimalik on? see kõik rahulikult, sest kõik, no põhimõtteliselt kõik, mida me teeme, on suke nagu traumariskina, aga mina ei luba kellelegi kohe nagu ei, tšüt-tšüt, prosto step by step, sest tahaks, et minu asjadel nagu oleks nagu inimene, kes saaks nagu koheselt, vot mul näiteks õpilased said õppida mõned elemendid, milleni nagu mul tuli mingi, ma ei tea, 5 aastaid selleks, et nagu mina jõuaksin selleni. Ja ma nagu võiks olla nagu, teate, vahepeal ma olen nagu nii kade. Nagu, ma nii kade olen, sest ma nagu mõtlen, et vot seda asja ma õppisin mingi 2 aastat, poolteist vähemalt. Ja siis kuidagi no ei tulnud, no вообще. See on nagu bam, paned kokku. Okei, siis käed eraldi, süsteem sama, paned amplituudi, suurust, kõik siin. Ja mul oli see, et mul õpilased, kes olid näiteks, ma teadsin, et mingi ennem seda, kui jõuda minuni, olen käinud klassidele mingi 3 aastat. Ja siiamaani ei teadnud, kuidas seda liblikat teha. 1-2 trenni minuga juba hakkas süsteem tulema. Ja ma nagu, tegelikult nagu see on nagu nii lihtne, et kui ma hakkan praegu selgitama, kui minu aastal nagu, kui ma hakkasin nagu õppima seda, ma nagu, kes nagu mul ei saanud nagu just seda süsteemi nagu selgitada. Et kõik on võimalik, lihtsalt tuleb lubada endale seda võimalust ja kõik igasuguse ka olema valmis selleks, et barjäärid lihtsalt lammustama. Sest see nii kaua, kui sa ei ole endaga rahul, kui sa ei luba endale võimalust vabaks saada, sa võid lihtsalt teha. Sa võid tulla treenidele, sa võid väga hästi koorega või mingi liigutustega hakkama. Aga the real essence hakkab nagu, selles on puudu, võib tekitada. Sest miks ma näiteks nagu, miks ma ei saa enda kehaga katsuda? Sest ma alati räägin, this is your body is a temple. And you can and you have to touch your body kui näiteks need touches liigutused. And you can and you have to touch your body like you're the trophy. Untouchable trophy for everybody else. Anybody else. But except you. Slay. Aga tead, ma arvan, et on aeg teha üks välkküsimuste voor. Oled valmis selleks? Tead, mis on välkvooru küsimused? See on niimoodi. Et ma lihtsalt kiiresti vastan. 5 küsimust. Esimene mõte, mis sul pähe tuleb. Ehk siis eesmärk on see, et sa ei hakkaks mõtlema, analüüsima, vaid pigem esimene mõte, mis pähe tuleb. Välkküsimuste voor. Ära mõtle, kohe ütle, on selle moto. Oled valmis? Nii. Küsimus number 1. Need on 5. Nii. Üks fakt, mida mitte keegi ei tea sinu kohta. Mina... Võib-olla mitte keegi, aga nagu paljud. Mind teeb närvi vahepeal, kui mul on liiga palju külalisi kodus ja mul on see teema, et ma hakkan kohe muretsema, et kuidas nagu nõudega või kuidas inimesed nagu tunnevad minu külas.
ja vahepeal mul see, kui sõbrad tulevad nagu ära maal ja üksi, siis ma nagu I can be hostile, aga lihtsalt see ma nagu üli hostile ja ma ei saa sellega midagi teha, sest ma olen nagu 5 aastat teenindusvaldkonnas töös ja siis mul on see, et ma nagu ise olen närvis, aga ma ei saa seda teha, keegi ei ole süüdi ja ma nagu kogu aeg you don't have to be that hostile, but you can do anything sellest küljest. Et ja seepärast ongi see, miks ma nagu tavaliselt ei meeldi külalisi oodata. Te siis teate, et kui te lähete Edile külla, siis tõenäoliselt on peas mingi jälle ma automaatselt teen teile head mugavused nagu minu juures ja mina olen nagu lihtsalt too over it. Basically. Järgmine küsimus. Lemmikmoto elus. Mingi lemmikkvoot, mille järgi sa, ma ei tea, iga päev lähtud või? She can be anything as long as you are paying enough. Slay. Ma tahaks igal asjal öelda vastuseks slay, ma ei tea miks. Okei. Nüüd selline küsimus. Kui sa saaksid ennast võluda ühe filmi sisse, siis mis see oleks? Niuke film, kus sa tahaksid olla ise osa. Oletame, et selline film, et sa ei pea olema näitleja, vaid sa võid ollagi, et see film on nagu päris elu ja sa oleksid see osaline seal. No tegelikult mu elu on see sama seriaal, mida ma lihtsalt ainult mina näengi, vaata. No ma arvan, et see oleks mingi Netflix. Paneme, ma väga tahtsin kogu aeg, ma kujutasin endast nagu see Elite, see Spanish Netflix series. Ei tea. Pigem vaata seda. Elite. Yeah. Spanish one. Oh, then I have nothing to add then. Aga kas see on film või see on sari? See on sari. Aga film? Film, Mean Girls. Oh my god. Okay, that's cool. See on päris hea. Aga miks? No, see on film nagu lapsepõlvest. Selles suhtes. Ja igaüks sealt nagu oli nagu character. Ja ma ei tea, miks ma nagu tunnen, no kui see nagu ei oleks nagu nende aastatel, vaid nagu pigem nagu modern. Ja siis igaüks nagu on nagu character ja kogu mingi enslaved queen moments. Ma ei tea, ma kuidagi maaleti olen nagu mõelnud. Ja tundnud nagu ennast nagu girl, let's go. Imagine. You can't sit with us. I'm so sorry everyone is jealous of me. It's just because I'm popular. On Wednesdays, we wear pink. Well, I guess now you decided it that way. Okay, nii. 4. küsimus. Suurim hirm. Mis sa kardad kõige rohkem? To get lost. Ja keegi ei tea, nagu kaduda. Ja keegi ei hakka, ja keegi ei tea. Ja sa ka ei tea. Et sa ise ka ei tea, et sa oled kadunud? No kus nagu, et ma kadusin ja ma ei tea nagu, kus ma olen. Ja pluss see nagu hirmu annab nagu juurde see, et keegi ka ei tea, kus sa oled ja mida teha. Et siis nagu, kuidas need nagu teadmatu, need kadunud inimesed. Ja näiteks tulevad mingi 30 aastat hiljem nagu olid nagu mingi on the island somewhere. Või siis ma ei tea, kellegi kildris. Nagu... This took a dark turn. No, see on... Okay. Sest nagu, isegi kui ma ütlen nagu see nagu võib-olla sügava asja, et isegi kui on näiteks vanemad nagu lähidalne inimestena, see on veelgi hullem ja veelgi nagu valum, kui sa ei tea, kus on nagu inimene ja sa ei tea, kas on ta elus või ei ole. Ja just see nagu teadmatus, ta annabki nagu kõige rohkem nagu valu juurde. Et siis see oligi nagu minu üks nagu siukse nagu... Okay. Ja viimane küsimus. Kes on unistuste artist, kellega sa tahaksid koostööd teha? Nicki Minaj, Lady Gaga. Aga kui me räägime näiteks
meie Eesti artistidest, siis mul alati oli tahtmine Kerli. Köiv. Ja nagu ma väga tahtsin temaga midagi teha, kogu aeg kontsept muusikavideodes tema ise nagu she's everything. Cool. Sest ma mäletan, ma olin mingi 7-aastane või ma ei mäleta, 9-aastane, kui see Walking on Air tuli. Stop! Mul oli see on repeat lihtsalt 24/7. Ma tegin seal, ma mingi kuldse karikal mingi Spotlight Challenge'is, ma mingi 2017 aastal ma võistlesin selle looga, ma tegin kava. Siis ma vahepeal mingi production'i või ma ei tea, drag show, kui ma teen, siis ta on nagu nii täiuslik ja ma ei tea, ma reaalselt ma tunnen nagu I'm walking on air ja ma ei tea, nagu erinevad nagu muusikavideost nagu the appearance, ta mulle kuidagi väga ja siis kui ma teadsin, et ta Free Flow stuudio oli teinud temaga koostööd, siis nagu ta nagu mingis määras ma ütleksin, et minu stsenaariat on stuudioga nagu väga lähedal, siis ma mõtlesin nagu et see on äkki nagu the dream is much, closer than you think. Maybe. You never know what can happen. I don't know. We don't know. Ühesõnaga, kas sul on veel midagi lisada? Sest minu küsimused sulle on praegu otsas. Aga kas sa tahad midagi lisada? Kellegile, kes kuulab ja vaatab seda praegu? Näeme järgmisel üritusel J-Fest Showcase and Battle Edition 12. aprill Jihvi kontserdimaja. Tuleb väga palju ülatusi ja väga palju inimesi, väga palju võistlejad, väga palju showkavasid, etendusi ja superandakaid inimesi erinevatest tantsukoolidest, tantsumaastikutest. See tuleb, it's gonna be lit. Jaa, sest et see on esimene võistlus, kuhu ma oma õpilastega lähen. Nii et I have never done this before, nii et no pressure, see you at J-Fest. Ja veel lisan siia lõppu, et tuletan meelde 1. juuni Alexela kontserdimajas. Free Flow, Tähed laval, 15 aastat. Suur show, 2 vaatuses. Ägedad artistid, ägedad tantsud, palju üllatusi. Ühesõnaga, nii palju on sellel õhtul, et nagu see pilet on seda, ma arvan, igati väärt, sest sa saad selle eest nii haigelt hea meelelahutuse, et mida veel teha 1. juunil, kui mitte see, et võtagi kasvi oma lapsed, see on ju lastekaitsepäev, tule, vaata, see on päriselt väga tore üritus ja jah, seal on meil nii mõnigi üllatus teile kõigile varuks või uudis. Ühesõnaga, piletid leiate Piletitaskust. Ja mina tänan sind, aitäh, et sa tulid. Aitäh. Ja jätkuvalt aitäh Arvutitark, aitäh Vitaminvel, aitäh podcast24.ee ja näeme juba järgmises episoodis. Bye!